Tere, mõnda aega tagasi ma mõtlesin, et ma teen teile 4 elemendi koosmõju ehk siis nende tugevusi, nõrkusi väga pealiskaudselt. Kui sind huvitab täpsemalt, saad alati edasi tulla küsima. Nende nõrkused, tugevused ja kuidas mõjub just sellele elemendile kõik teised elemendid, kaasa arvatud tema enda elemendi koosmõju, et plussid, miinused siis selles osas ka. Ja võtamegi siis siin esimeseks elemendiks, et ma võtan selle eeteri praegu ära, et ma olen siia kirjutanud välja, tuleb vesi, kes on siis vähk, kalad ja skorpion. Mis on nende tugevus? Kindlasti nende tugevus on tundlikkus, emotsionaalne sügavus, selline intuitiivsus, tundlikkus ja õrnus kombineerituna on minu jaoks nagu mingi duo on neis, jah. Mis nende nõrkus on, võib-olla liiga emotsionaalsed, võib-olla liiga sügavad vahel, et neil on vaja, et keegi seda tasakaalustaks, tõmbaks neid välja kuskilt sügavustest aeg-ajalt maa peale. Ma tajun, et nad on ka väga spirituaalsed. Ma ei leia, et see on nõrkus, ma leian, et see on tugevus, aga lihtsalt tahtsin siia lisada. Nii, aga vaatame siis, kuidas näiteks veeelement, kuidas mõjub veeelemendile veeelement. No minu kogemus või mis mina olen eluvaatlusena näinud, siis kui 2 veeelementi on koos, neil on küll väga hea voolamine, mõistmine, sügavam mõistmine, hingeside on kindlasti seal olemas, kuid võib-olla liiga vesine on see teema. Ehk võib olla kas liiga nutune, nõrkus on see, et liiga nutune või liiga emotsionaalselt selline, võib olla ka traumapond, või siis on seal, kui võib olla selline, et üks vesi on voolav, teine on seisev ja sealt võivad omakorda mingid niisugused dünaamikad tekkida. Ja üks on võib-olla külm jäätunud, teine on võib-olla soe vesi, voolav vesi, liikuv vesi, et siin ma millegipärast tajun, et kui 2 veeelementi on koos, on see siis paari suhtes, lähisuhtes, laps-vanem, kuskil sõprussuhtes, töösuhtes, paari suhtes vanemaga, laps-vanem või paarisuhe, kuidagi ma tajun, et siin on tihtilugu väga sügavad teemad käsil ja siis ongi see, et võib-olla läheb see asi liiga sügavaks kõik. Aga pluss on võib-olla see jah, et nad on kindlasti, nad mõistavad teineteist väga sügavuti ja nad on voolavad, intuitiivsed, nad saavad rääkida arvatavasti teemadest, mida igaühega ei saa rääkida omavahel, et see on ka võib-olla midagi, mis neile võib olla ühendav jõud. Ja aga vaatame siis vesi ja maa, kuidas maa element mõjub veele. Mina tajun praegu siin teile, see teema on väga suur ja lai, kuid teile, kes te tulite vaatama, ma tajun, et maa justkui nagu, kui sa vaatad ka järve või jõge või merd, maa justkui nagu hoiab seda vett, nagu anum oleks, et ta nagu piiritleb, ta nagu hoiab, piiritleb jah, nagu kuidagi. Aga ta võib olla ka takistav, ehk siis jõel need kivid ja nii edasi. Takistav, ma isegi täpsustaks, et maa element võib veeelemendile olla selline nagu väljakutsuvalt
kutseid üles esile toov, aga ma näen, et veeelemendis rakendub see paindlikkus, see väljakutsed on justkui nagu talle motiveeringuks või kuidagi sütitab pigem. Talle ma millegipärast tajun, et veeelemendile kuskil isegi nagu sobivad väljakutsed. Et ta on niivõrd läheb, kui ta on voolav, eks ju, kui ta on voolav selles mõttes vesi, siis kindlasti. Aga veeelement annab maale näiteks maa, puu näiteks, annab ressurssi, annab sellist värskendust, puhtust, liikuvust, pidevalt liikuvust, just kui maaelement on selline väga aeglane, praktiline, rahulik, maandatud, siis vesi on selline, tiirleb selle ümber või kuidagi on nagu, vahel vajab hoitust, aga vahel ta hoopiski annab maale sellise äratuse või kuidas öelda, sellise nagu mängulisuse, ressurss, elujõud, mängulisus, nooruslikkus, mingi selline värskus, puhtus, kuidagi selline. Kuidas õhk mõjub veele? No kui on õhk külm, siis vesi on külm. Kui on õhk soe, siis vesi on soe. Õhk liigutab. Õhuelemendi inimesed liigutavad, panevad veeelemendid liikuma. Ja kui on tuul, siis lained on suured, vahutavad. Aga nad võivad olla ka väga, tekitada neile selliseid külma värina laineid, ehk siis selliseid kergeid paitusi või kuidas öelda, selliseid kuidagi veeelemendid on väga õhuelemendist mõjutatud, ma tajun. Need on omavahel väga seotud. Ja õhk võib olla väga kuiv, aga võib olla ka selline niiske, aurutatud, mis nagu veega siis on. Et kuidagi nende vahel nagu dünaamika on, liikuma panev jõud, nii öelda, võiks öelda. Ja hea on leida seal tasakaal, et ei oleks liiga vihmane kõik, õhupilved, eks ju, ja nii edasi. Ja niiskus, aga ei ole ka liiga tuuline või tormine, et oleks selline tasakaalusse ja oleks nagu soe, mitte kogu aeg külm ega mitte tuline, boiling. Et ma näen, et siin kuidagi nagu nad tegelikult omavahel, mis veel nende dünaamika on, võib-olla see, et õhk on väga kalkuleeritud ja kaine mõistusega. Vesi, veeelemendi inimesed võivad väga sügavale minna. Ja see õhuelement ongi see, mis toob siis nagu maa peale. Võtab, ei lase minna veeelemendil liiga sügavuti, kuigi teda huvitab see. Veeelemendi sügavat dünaamikat, ta avab temas südame, meele, vaatenurki avab. Kuid ta ühtlasi toetab ka vett võib-olla selles osas, et ära liiga sügavuti ära kao sinna mere sügavustesse, et tule alateadvuse mustritesse, hingeteemadesse, emotsioonidesse. Tule siia, vaatame rahulikult. Et siin on nagu selline ka nagu vastandit justkui nagu selles mõttes võib-olla toetab. Sest üks on emotsioonid, tundlikkus, teine on analüüsimine, mõistus, kalkuleeritus. Nii, vist sain kaetud kõik. Kuidas tuli mõjutab vett? No jah, võib olla boiling water. Ma pigem ei näe seda õhuga ja veega, ma näen seda tule ja veega ikkagi, et tuli võib liiga vee keema ajada, kui ta on liiga tuline. Ja vesi võib jälle kustutada tule kire mõnikord. Aga kui nad leiavad sellise mõnusa sümbioosi või koosmõju, siis on kõik balansis.
siis pigem vastandid tõmbuvad. Et see on ju eksootiline tuli ja vesi, et kuigi see koos on nii raske mõnikord nagu kaksikleegi sidemed, siis kuidagi selles on ka mingi vastandid tõmbuvad ja rikastavad ja täiendavad kuidagi ka. Et vesi justkui nagu mitte ainult ei kustuta tuld ja mitte halvas mõttes, vaid ta mõnikord ka jahutab, et rahune maha, eks ju, et tasakaalusta. Et siin võib tekkida tasakaal, ma mõtlen. Siin tuleb ka läbi mees ja naisenergiate tasakaal ja nii edasi. Et nemad tulevad kindlasti teineteisel, nad on täitsa vastandid, nagu äärmusi tasakaalustama. Kuigi tihtilugu nad ei mõista seda, nad leiavad, et tõmme on, aga on kuidagi läheb lappama, kustutab või liiga sütitab, lööb poilima, keema, aga nende eesmärk on tegelikult, et leiame siin tasakaalu. Selle yin-yang, selle mees ja naise energiate tasakaalu, et me tulime teineteisele äärmusi lihvima või nii-öelda äärmusi tasakaalustama, et me leiaksime enda sees tasakaalu. Mees ja naise energiate vahel, tule ja vee vahel, päikese ja kuu vahel. Et siin on hästi selline mees ja naise energiate tasakaal nende mõlema poolt siis. Aga muidugi tuli on ka päike, soojendab merd näiteks. See ongi see, et tasakaal. Ja liigse kuuma päikese eest on nii mõnus ja jahutav minna veekogu äärde ja ennast värskendada. Või juua üks jahe külmutatud klaas vett. Et see ongi see, et kui te leiate nagu ilu ja kingituse nende dünaamikate vahel, siis ka kaksikleek justkui nagu muutub tasakaalukamaks, ta ei ole nii äärmuslik. Ma just täna rääkisin selles ühes eraseansis, kaugseansis, et mina tajun 2 päeva tagasi, mul tuli taipamine, et kaksikleek, see on see, kus vastandid tõmbuvad, on justkui nagu vana aja ehk kalade ajastu kõrgem hingeside. Ja see hakkab justkui nagu ammenduma mingis osas, just sellepärast, et elu liigub tasakaalu suunas. Ja ma tajun, et kaksikleek oleks justkui nüüd veevala ajastus, justkui nagu eeltöö või eelprojekt kaksikhinge, most ultimate, kõrgema hingesideme heaks, et kaksik hingedünaamika on siis sarnane tõmbab sarnast selles mõttes, et 2 tasakaalustunud enesearengu teel hinge tajuvad, kelle standardid on tõusnud, tajuvad teineteist ja neil on nagu nad on varasemad kogemused on toonud nad sinna tasakaalupunkti enda sees ja sellest dünaamika väljas, et seal ei ole selliseid äärmuste lihvimisi enam, vaid on rõõm, puhas rõõm teineteise edusammude üle, teineteise annete üle, koos olemise üle, et seal ei ole nii igapäevane võitlus, igapäevane elu või koostöö, vaid vastupidi, see on nagu puhas rõõm ja toetus ja rikkus ja täiendus veel omakorda veel seal ju täieneb ka, ega see ei ole lõpp-punkt. Aga ma näen, et kuidagi see kaksikleek on eelkäija kaksikhingele ja see selgub nüüd selle veevala ajastul ehk siis ka sellel 2026 aastast ja edasi rohkem hakatakse võib-olla hindama seda, et saadakse aru, et elu ei ole võitlus ja see ei ole päris armastus, kui on pidevalt selline, kuidas öelda, pidevalt selline lihvimine, et ei ole nagu arengut või nii, et see kaksikhing tuleb siis sarnane, tõmbab sarnast selles mõttes, et mõlemad on tasakaalustanud, mõlemad on käinud läbi kaksikleegi teekonna ja jõudnud teatud punkti, kus neil on nagu ultimate küllus ja loomine.
tasakaalupunktist mõlemad. Ja puhas rõõm. Tuntakse, et teineteisele on kingitus. Ja mitte seda niimoodi, et üks päev nii, teine päev naa, vaid ongi nii. On sõnadettagi mõistmine. Et see on uue aja kõrgem hingeside, ma tajun, et justkui nagu ma tajun, et sellised äärmused ehk ohversüüdistaja päästja ja mees ja naise energiate mingid arusaamatused ja vastandid tõmbuvad, see hakkab nagu tasakaalustuma. See enam ei paku pinget nii-öelda inimestele üleüldiselt. Mina tajun seda kollektiivis globaalselt niimoodi. Et tahetakse teadlikumalt suunata oma ressurssi, kuidagi see nagu kukub ära. Suunatakse ressurssi ühiste väärtustega, ei vajata enam niisugust nagu mörtsu ja kärtsu ja draamat ja manipulatsioonimänge ja äärmusi, vaid on kasvatud nagu sellest välja. Ja ma tean, et see läheb üleminekuga, see ei ole üleöö, kuid ma tajun, et ma näen ka klientide lugudest, et liigutakse sinna suunda. Et ei ole sellist äärmusi, et see nagu tasakaalustub. See on nagu hästi huvitav. Et ma olen sellest väga palju rääkinud, eks mina ka oma ajaga kõrgemate hingesidemete lugudega olen kasvanud, mõistnud läbi teiste inimeste lugude, läbi oma eluvaatluse, oma tunnetuse ja see ongi see. Ja ma tahan seda öelda, et iga eelnev kogemus, nii hea kui halb, õpetas sulle midagi, mida sina tegelikult tahad. Need kõik olid vajalikud, väärtuslikud ja nad pidid juhtuma, et sa saaksid veelgi rohkem nautida seda, mis sind ees on ootamas. Sest kui sa oled äärmusi kogenud, siis see on kõik tulnud selleks, et sa teaksid paremini ja sügavamalt ja ankurdunumalt. Et sa ei keeraks midagi vussi kohe alguses, kui see päris asi jõuab, vaid et sa teaksid täiesti veendunult ja oskaksid seda võib-olla rohkem ka väärtustada ja sa saad nagu puhata, et seal on nagu domineerib nagu rahu. On ju, et sa saad puhata oma kodus, oma inimestega, et seal on selline nagu ilu ja küllus. Omad väljakutsed on kindlasti veel, kuid kindlasti, kui vaadata kaksikleegi suhet, siis tegelikult see ei ole üheski otsast elu terve, kui me kõik teame, eks ju. Et ja see, mulle teejuhid tahavadki öelda, et see ajastute vahetusega muutuvad ka, nagu ka generatsioonid muutuvad ka kõrgemad hingesidemed selliseks, kuidas öelda, rohkem tasakaalukamaks. Ajastuga kooskõlastunumaks, et see kaksikleek ma näen juba, et on nii ajast ja arust kuidagi, et mina küll seda ei saaks kutsuda armastuseks tegelikult. See on kirg ja see on tõmme, kuid kas see on tõeline armastus, kui on kogu aeg draamad, äärmused, ma ei ole selles päris kindel. Võimuvõitlused, ei, see oleks nagu ei, see ei ole minu jaoks see, vaata. Et selline, see on, jah. Aga seekord ma rääkisin vee-elemendist. Mingi aeg ma teen siis mingi muu elemendi, võtan loosiga ja samamoodi toon dünaamikad. Et ma tõin küll väga pealiskaudselt, kuid ma usun, et midagi nagu saate aru küll, mis ma mõtlesin selle all. Et ka ehk siis vee-elemendid on vähk, kalad, skorpion, maa-element on sõnn, neitsi, kaljukits, õhuelement on veevalaja, kaksikud, kaalud ja tuleelement ambor, jäär ja lõvi. Et need dünaamikad kuidagi nagu mängivad.
ja kui ma nüüd järgmise elemendi võtan ja hakkan seal dünaamikaid vaatama, see võib tulla jälle mingi uus nüanss seal. Et võib ju arvata, et äkki hakkab korduma. Kui kordub, siis peabki korduma. Aga võib-olla tuleb seal mingi uus nüanss või dünaamika esile. Nii et tasub hoida silmad kõrvad lahti. Kohtumiseni!